Eelmises tanklas ei õnnestunud 10 eurost müntideks vahetada. Nüüd oleme tulnud siis teise tanklasse. See on siis magistraali tankla. No ütleme nii, et see asub magistraali lähedal, kohe magistraali kõrval. Ja sinna me nüüd suundumegi, raha lahti vahetame ja vaatame, kuidas meil seal läheb. Tere! Ma tahaks 10 müntideks vahetada. Ei ole mul. Võin ainult anda 5 paberahaga ja 7. Teeme nii. Suurepäraselt. Oh jah. Aga kõike head. Näed, isegi taarapudeleid saime 2 tükki juurde. Nüüd võime rahuliku meelega koju minna. Ja ilusat õhtut nauta. Kusjuures mul tuli just praegu pähe selline idee, et kui ma nüüd suvel Harku järve äärde tagasi lähen oma laevaga, siis sellised naljad, mis siin varem olid, kus siin tuldi ja taheti nii jõudsalt sõita ja laev käest ära võtta, et need naljad jäävad ära. Ja nüüd lõpevad ära ka need naljad, et mina kui kapten pean laeva logiraamatu täitmise, videologi tegemise ära lõpetama lihtsalt sellepärast, et mingisugusele inimesele see ei meeldi. See ei ole tegelikult päris loogiline. Esiteks ei ole mingi suvalisel tüübil õigust kapteni käest laev ära võtta ja siis öelda veel kaptenile kõigele lisaks, et ta ei tohi laeva logiraamatut täita. See ei ole nagu väga normaalne käitumine. Ja kapteni kõrvale tõrjumine laeva pealt ei ole ka loogiline. Eeskätt kui võtta arvesse seda, et mina olen selle laeva nii omanik kui ka kapten, siis minul on järve peal suuremad õigused, sest kui laev lahkub sadamast, siis omandab kapten ületamatu võimu ja jõu.
kaptenist saab laeva peal üks maailma kõige tähtsamaid mehi üldse, kellesse peavad lugupidavalt suhtuma nii meeskonnaliikmed kui ka reisijad. Et siinkohal selline asi jääb ära, et teadagi, kes tuleb ja võtab laeva lihtsalt endale, et oi, me kahekesi privaatselt tahame ja oi, me kahekesi privaatselt tahame. Aga mina tahan ka kaasas olla ja dokumenteerida kõik, mis toimub Alondra pardal. Et siis panen pärast kõik YouTube'i ülesse just nii, nagu on vaja. Nii et sellised naljad, et mind lükatakse kõrvale, et ei ole vaja mind sinna, need naljad jäävad ära. Sellist asja ma lihtsalt ei luba, sest muidu mina kogu aeg maksan laeva inventaari eest ja teadagi, kes kogu aeg lõhuvad seda inventaari, nagu selle seifiga oli, nagu selle sügavkülmikuga oli, mis jäätükkide abil töötab. Rahakassa ja sügavkülmiku äralõhkumine laeva pealt oli väga inetu tegu ja kuna mina juures ei ole, siis ei saa ma ka kuidagi pidi tõestada, kes seda tegi. Aga nii palju ma tean, et 2 noormeest sellega sõitsid ja sõkke asi jääb nüüd tulevikus ära. Nii kui jää ära kaob, alustab Alondra oma seilamist mööda Harku järve, sest tema on ainukene Harku järve Kondi auru mootoriga lainer. Jah. Ja seekord tulen ma juba Järveotsa sadamasse kui kapten, mitte kui lihtsalt laevaomanik. Tõmban uhke kaptenimütsi endale pähe ja olen oma laeva kapten. Nii et mitte keegi mitte midagi teha ei saa. Ja sellega ma praegu ka lõpetan.